Iraan tunnistab paanikat Trumpi maismaa sissetungi plaani ees, vastates viimastel tundidel laialdase rünnakuga USA-ga seotud baasidele Pärsia lahes. Režiimi reaktsioon tuli just siis, kui Donald Trump hakkas kaaluma võimalusi, mis hõlmavad vägede kasutamist Iraani saarte hõivamiseks, lisaks pommitamiste laiendamisele ja kindlustatud rajatiste ründamisele. Trump sai ettepanekuid võimaliku Kargue saare ja teiste rannikupositsioonide hõivamise kohta. Samal ajal jättes avatuks võimaluse maismaa operatsiooniks, juhul kui Teheran jätkab mereteede blokeerimist ja Ameerika huvide ründamist. 2026. aasta 18. juuli varahommik näitas kasvavat pinget. Teheran laiendas kaasatud riikide arvu ja avas uusi rindejooni rajatiste vastu, mis toetavad Ameerika vägesid. Jordaanias näitavad postitused ja videod heledaid punkte üle taeva lendamas ning plahvatusi, mis on omistatud rünnakutele Muaffaq Salti õhuväe baasi vastu Al-Ashaki piirkonnas. Sõjalist tegevust jälgivad kontod väitsid, et vähemalt 4 raketti tabasid rajatist ja et sõdurid said vigastada. Teised postitused väitsid, et Patriot-süsteemid ei suutnud kõiki tabamusi ära hoida ning avaldasid satelliidipilte, mis viitavad võimalikele kahjustustele kuningas Faisali baasi rajatistes. Revolutsiooni kardivägi väitis, et nad hävitasid lennukeid ja rajatisi, kuid Reuters ei suutnud väidetavat kahju kinnitada. Jordaania teatas, et nende kaitsesüsteemid tulistasid alla Iraani heitkehi, kinnitamata hävitajate hävitamist ega sotsiaalmeedias avaldatud tabamuste arvu. Videod näitavad õhutõrje intensiivset tegevust öösel, kuid ei võimalda iseseisvalt tuvastada, milliseid rajatisi tabati või kinnitada, et satelliidipiltidel märgitud punktid olid ameeriklaste majutuskohad. Kõige tõsisem ja kinnitatud rünnak toimus Kuveidis. Kohalikud võimud teatasid, et Iraani rünnak tabas elektri- ja soolavee magestamise jaama, põhjustas tulekahju ning sundis mitmed elektritootmisüksused töö lõpetama. See oli teine rünnak soolavee magestamise rajatiste vastu 2 päeva jooksul. Hädaabimeeskonnad mobiliseeriti, tuletõrjujad ja töötajad said vigastada ning õhuruum suleti ajutiselt raketi ja drooni ohu tõttu. Pildid näitavad suurt suitsusammast, mis tõuseb linnaosa lähedal. Kuveit sõltub umbes 90% ulatuses oma joogiveest soolavee magestamisest. See muudab rünnaku jõhkraks eskalatsiooniks, sest selline rajatis ei varusta elektriga ainult sõjaväevarustust. See toetab ka kodusid, haiglaid, avalikke teenuseid ja elanikkonna igapäevast varustamist. Iraani režiim püüdis Ameerika rünnakutele vastata, kuid viis sõja lõpuks elutähtsa rajatiseni, mis on kõrberiigi ellujäämiseks hädavajalik. Kuveidi välisministeerium pani vastutuse otse Teherani peale ja teatas, et rünnakud elutähtsa taristu vastu seavad tsiviilisikud ohtu. Iraan teatas samuti, et ründas Ameerika sõjalise toetuse keskust Camp Arifianis ja radaripaigaldist Ali al-Salemi õhuväebaasis Kuveidis. Bahreinis käivitati sireenid, samal ajal kui revolutsiooniline kaardivägi teatas, et sihtis lennukeid ja luurekeskust Sheikh Isa baasis. Iraagis teatasid võimud, et droonid tulistati Irbili kohal alla. Teheran levitas hävingukuulutusi mitmel rindel, kuid suurem osa neist väidetest ei ole saanud sõltumatut kinnitust. Saudi Araabia sattus taas Iraani rünnakute sihtmärgiks esimest korda umbes 3 kuu jooksul.
häireid käivitati Al-Qarjis Riadi lähedal ja Jambus Punase mere rannikul. Reutersi poolt küsitletud allikate sõnul oleks pealetungi sihtmärgiks Prince Sultani õhuväebaas, kus asuvad Ameerika Ühendriikide väed ning mis toimib olulise punktina lennukite, seire, õhutõrje ja operatiivse toe jaoks. Saudi Araabia valitsus ei esitanud üksikasju mõjude, ohvrite ega hävingu kohta. Ja revolutsiooniline kaardivägi ise ei maininud seda rünnakut avalikult. Samal ajal kui Teheran tulistas mitmesse piirkonnapunkti, viisid Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus läbi järjekordse pommirünnakute laine Iraanis. Sihtmärkideks olid järelevalvekeskused, sõjalogistikarajatised, maa-alused relvalaod ja meresõjalised võimekused. Hävitajad, droonid, laevad ja täppismoon kasutati Iraani võimekuse nõrgestamiseks. Iraani võime jälgida laevu, liigutada relvi ja toetada rünnakuid Hormuzi väina lähedal. Ameerika Ühendriikide juhtkond teatas samuti, et Lähis-Idas tegutseb üle 50 000 USA sõjaväelase ja nad on valmis uuteks tegevusteks. Just seal avaldubki Iraani jõudemonstratsiooni katse taga peituv hirm veelgi ohtlikuma etapi ees. Trump ei pea surve suurendamiseks andma korraldust ulatuslikuks sissetungiks. Piiratud maismaaoperatsioon saarte, sadamate, sõjaväebaaside, rannikukeskuste või Hormuzi väina kontrolliga seotud punktide vastu võiks juba mõjutada üht peamist vahendit, mida režiim kasutab naftakaubanduse ähvardamiseks. Karhi saar on Iraani ekspordi jaoks otsustava tähtsusega positsioon, samal ajal kui teised rannikualad aitavad Teheranil laevu jälgida ja oma mereväe kohalolekut säilitada. Valge Maja sisene arutelu näitab, et õhurünnakud võivad sillutada teed sihipärasematele tegevustele, kui Trump otsustab edasi liikuda. Välisministeerium tugevdas hoiatust Ameerika kodanikele, kes viibivad Lähis-Idas. Soovitus on jälgida saatkondade teateid, kontrollida lennugraafikute muudatusi ja olla tähelepanelik võimalike õhuruumi sulgemiste suhtes. Hoiatus muutus tõsisemaks pärast katkestusi Kuveidis ning sireenide järjestikust kõlamist Jordaanias, Bahreinis ja Saudi Araabias. Ameerika valitsus ise tunnistab, et olukord võib kiiresti muutuda ning soovitab olla ettevaatlik uute vahejuhtumite ohu tõttu. Veel üks viimaste tundide areng suurendab survet Teheranile. Iraak ja Süüria on edenenud Kirkuki-Baniasi naftatorustiku taasavamisel. See marsruut võimaldab Iraagi naftal jõuda Vahemereni ilma Hormuzi väinast sõltumata. Ameerika ettevõtted on samuti allkirjastanud lepingud Iraagi valitsusega, et laiendada naftavälju, gaasitorusid ja alternatiivseid marsruute. Washingtonis välja kuulutatud kokkulepete väärtus ulatub umbes $60 miljardi, kuigi osa neist on alles esialgsed ja sõltuvad töödest, mis võivad võtta aastaid. Projekt näeb ette tulevikus kuni 2 miljoni naftabarreli päevas läbilaskevõime Süüria kaudu kulgeval ühendusel. Ülesehitustööd ei lahenda kriisi kohe, kuid näitavad selget otsust vähendada Iraani mõju maailma energiaturule. Samal ajal kui režiim kasutab rakette, et ähvardada baase, lennujaamu, elektrijaamu ja mereteid, töötavad Ameerika Ühendriigid, Iraak ja Süüria selle nimel, et luua püsiv väljapääs Vahemerre. Iga uus Hormuzi väina ümbersõitev marsruut nõrgestab ähvardust, mida Teheran kasutab Trumpi survestamiseks ja rahvusvahelise turu hirmutamiseks. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat Pixi-võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata tegutsemist.